portfelli haldus. No see avaslaid näitab kahte siin varianti. Üks on traditsiooniline, millele vastab teatejooks. Igaüks jookseb, võistkonna tulemus määratakse võistlejate tulemuste summaga, aga keegi kedagi aidata mingil määral ei saa. Igaüks nagu jookseb iseenda eest, aga lõpuks läheb arvesse meeskond. Teine on siis Ameerika jalgpall, kus siis ühiste pingutustega viiakse pall üle värava joone. Need mõlemad vastavad siis portfellite halduse strateegiatele. Üks on siis klassikaline kosemudelil põhinev haldus ja teine on siis nii-öelda kaasaegsem agiilsel timmitud lähenemisel põhinev haldus. Nüüd sissejuhatuseks kõigepealt siis on niisugune pilt, et meil on siis strateegia loomise protsess, mis nii-öelda sisaldab endas tähtsaid etappe. Kõigepealt siis eesmärgid, goals ja nii-öelda tegevuseesmärgid, objective'id, nende määratlemine ja nii-öelda need oleksid siis nüüd mingis mõttes selle strateegilise planeerimise, strateegia loomise niisugused esimesed etapid. Lõpuks saadakse midagi, mis on praegu siin niisuguse udupilve taga. Ja vaadake, kui see udupilv hajuks, siis selgub, et strateegilise planeerimise, strateegia loomise tulemuseks on projektide portfell. Ja vot see projektide portfell ongi siis antud loengu nii-öelda põhiliseks objektiks, põhiliseks teemaks. Algatuseks on tarvis mõned definitsioonid, mõisted, kõigepealt projekti mõiste. Nii-öelda projekt on kindlasti ajaliselt piiratud ettevõtmine, tal on algus, tal on lõpp, eks ole. Ja projekti täitmise tulemusel siis luuakse mingisugune unikaalne kas toode, teenus või lihtsalt ka tulemus, mis võib olla muide ka mittemateriaalne, näiteks mingi poliitika või protseduur. Midagi definitsiooni taolist on siis kokku võetud, et temporary endeavor, ajaliselt piiratud ettevõtmine selleks, et luua unikaalset toodet, teenust või tulemust. Ja nüüd üks moment, mis selles definitsioonis ei olnud nagu rõhutatud, aga mis on siis projektide puhul väga tähtis, on see, et me ei saa olla kindlad, et meil kõik see asi ikkagi õnnestuks. Nii et meil on teatav määramatus on selle projekti ka alati seotud, meil võib minna hästi, võime saada vajaliku tulemuse, aga võime ka mitte saada. Mitmesuguseid näiteid projektidest juhiksin siin võib-olla tähelepanu sellele kõige viimasele digital transformation, muudatused, digipöörded, mis on siis tänapäeval väga paljudes inseneri tegevusharudes on siis üks niisugune põhiline projektide tegemise nii-öelda põhjus ja projektide liik. Et neid äriprotsesse, mis meil siis on esitatud nii-öelda kas siis verbaalselt või siis mingisugusel viisil, vähem formaalsel viisil, et neid siis on meil, et luua digitaalne tugi, nii-öelda digitaliseerida teiste sõnadega need äriprotsessid. Nii et see oleks siis paljude projektide niisugune üks põhilisi vajadusi. Ja
Ja nüüd tulemegi siis selle juurde, et on tarvis meil programmi ja portfelli mõisteid. No kõigepealt siis projekti mõiste juba oli, eks ole, tähendab, eks ole. Ja siinkohal võiks siis juhtida tähelepanu selles, et see projekt võib olla siis nii-öelda üks osa kas programmist või ka portfellist. Nii et antud juhtumil siis definitsiooni kordama ei hakka, vaid ainult märgime ära selle, et nii programm kui ka portfell võivad projekti sisaldada, aga projekt võib olla ka nii-öelda iseseisev, nii et ilma, et ta kuuluks siis programmi või ka portfelli. Programm oleks siis niisugune projektide imp, mida on siis mõistlik nagu teatas mõttes koordineeritult hallata. Tähendab selles mõttes, et nendel projektidel on teatavaid ühiseid huvisid, kas ressursside kasutamisel või siis üksteise tulemuste kasutamise suhtes, nii et need programm oleks siis niisugune projektide imp, mida on mõistlik vaadata ka koos. Kindlasti projekti võib vaadata eraldi, aga samal ajal on neid mõistlik vaadata ka koos. Ja portfell oleks siis nagu niisugune imp projekte, programme, alamportfelle ja samuti ka mitmesuguseid võib-olla nii-öelda business as usual operatsioone, mis on ette nähtud ja siin just rõhutatakse seda, et portfellid tavaliselt luuakse selleks, et tagada strateegiliste eesmärkide saavutamine. Ja nüüd üks moment veel, millele siin siis tähelepanu juhitud on see, et mõistet programm kirjutatakse kahte viisi. Program, see ülemine kirjapilt, nagu siin näha on, see siis vastab jänkidele, USA-le ja kui ta on kirjutatud, nagu siin on näha, siis 2 M-i ja lõpus E-ga, see on siis vastab siis inglaste kirjapildile, aga tähendavad nad ühte sedasama. Nüüd projektide, programmide, portfellide struktuurist. Siin näide on niisugune, kus on siis meil portfell, tema koosseisus on alamportfell, siis on projekt ja programmid. Nii et põhimõtteliselt portfell võib siis sisaldada nii programme, projekte kui ka siis alamportfelle. Nüüd siis edasi näha on siis, et see alamprogramm sisaldas ühte programmi ja ühte projekti, programm jällegi omakorda projekti ja nii-öelda teiselt poolt, kui vaatame, siis ühesõnaga portfelli koosseisus oli ka programm, mille nii-öelda koosseisu kuulus siis üks programm, mis koosnes omakorda 2 projektist ja siis veel üks projekt. Nii et näete, ühesõnaga, et see struktuur võib olla üsna paindlik ja ei ole nagu nii väga lineaarne. Nüüd, mis siis need haldused võiksid olla? Kõigepealt siis portfelli haldus oleks siis nagu kõige niisugune üldisem kiht, mis sisaldab siis operatsioone
nii projektide kui ka programmidega ja kuna meil on tegemist strateegilise mõistega portfell, siis on kindlasti väga tähtsal kohal investeeringud, ressursid. Programmide haldus on siis seotud nende programmide haldamisega, mis siis koos kuuluvad siis programmi koosseisu ja vastavalt siis ka koordineerida programmi koosseisus olevaid projekte, nii ressursside kui ka tulemuste osas. No ja projektid oleksidki siis hallata, juhtida üksikut projekti. See on siis ka paljudel juhtudel ülikooli kursuste sisuks, et kuidas IT valdkonnas mingit projekti hallata. See on siis IT teaduskonna õppekavades. Kuidas ehitajad võiksid ehitusprojekti hallata, jällegi õppekavade koos ja nõnda edasi. Kahjuks palju kaugemale minda, tähendab programmide ja portfellide tase on suhteliselt haruldane õppekavades. Aga samal ajal meil on siin antud juhtumil siis just kõrgendatud huvi, kuna need on instrumendid, mis võimaldavad meil lõppkokkuvõttes strateegiaid ellu viia. Nii et projektide haldus, seda korrata, seda definitsiooni enam-vähem, mis juba oli, et kõik võimalikke teadmisi, oskusi, vahendeid, tehnikaid selleks, et projekti nõudeid rahuldada, programmi haldus, jällegi loetletud üles kõik samad asjad, teadmised, oskused, vahendid, tehnikad selleks, et täita programmile esitatavaid nõudeid, mis enamasti tähendab seda, et siin tekib programmi moodustavate projektide vahel teatav sünergia, mis tõttu projekti haldus võimaldab saavutada enamat kui üksikute projektide haldamisest võiks saada järeldada. No ja portfellihaldus siis jällegi siin rõhutatult, et just joondada organisatsiooni strateegiat vastavalt sellele, missuguseid programme ja projekte on vaja teha, missuguseid ressursse kasutada selleks, et saavutada ettevõtte ees olevaid strateegilisi eesmärke. Nii et kui projektid, programmid, instrumendid teatavate tulemuste saavutamiseks, siis portfellid kindlasti instrumendid strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. No ja siin siis veel välja toodud väiksed niisugune mõttekene, et projektihaldus, teha projekti õigesti, programmide haldus, teha neid projekte koos vastavalt sellele, et kasutada ära erinevate projektide mitmesuguseid omadusi selleks, et tulemus oleks, nagu öeldakse, suurem kui üksikutest projektidest võiks järeldada. Ja portfelli haldusel siis hoopiski lihtsalt, eks ole, et teha õigeid projekte, nii et selleks, et strateegiat ellu viia, selleks on vaja kõigepealt püüda valida
missugused oleksid need programmid ja projektid, mida oleks tarvis siis strateegiliste eesmärkide saavutamiseks teha. Nii et näete, kui siis projektide, programmide haldus on seotud sellega, et teha miskit asja õigesti, projekte, programme, siis portfellihaldus on seotud sellega, et teha õigeid asju. Toote elukaar ja kui me vaatame toodet tema nii-öelda elukaare mõttes, siis on täiesti tüüpiline, et ühe tootega on seotud terve hulk projekte. Ja nii-öelda kõige lähteprojekt, kõige esimene projekt oleks siis, kui luuakse mingisugune lähteversioon. Kui tänapäeva silmas pidada, siis Lean Startup, timitud idufirmanduse ideoloogia järgi, siis, mis realiseerib siis kas siis inimel viable product, idee või midagi hästi lihtsat. Ja nüüd edasi toimub siis järgnevalt siis selle toote täiendamine mitmesuguste projektide ka kuni lõpuks on ka niisugune projekt vajalik, mis on seotud selle toote kui niisuguse mahakandmisega. Ja nüüd me võime vaadata siis programmide seisukohalt vähemalt kahte faasi. Esimene faas oleks, mis on seotud selle toote loomise ja arenguga, growth, ja teine programm oleks siis, mis on seotud selle toote stabiilsuse, küpsuse ja mahakandmisega. Ja nüüd nii-öelda mõlemad faasid siis on siis portfelli halduse valitsemise all. Et niisugune oleks siis see ideoloogia, mis on siis tootearenduse nagu niisugune põhiline mõte, toote elukaar projektide, programmide ja portfelli mõttes. Nüüd paar sõna ka siis operatsioonidest, mis ei ole otseselt selle loengu teema, operatsioonid ja siis äri nagu tavaliselt, business as usual. Miks seda meil tarvis on? Kõigepealt püüame määrata, mis need operatsioonid on, et operatsioonid on kindlasti niisugused, mis on siis jätkuvad ettevõtmised, ühesõnaga nad on korduvad, nad kasutavad mitmesuguseid ressursse, loovad ühesõnaga väljundeid ja tihtipeale siis samasuguseid, nii et nii-öelda mingisugune masin, mis siis toodab teatavat tüüpi detaile, siis võib-olla kümnetes, võib-olla sadades, võib-olla ka tuhandetes ja siis nii-öelda need peavad siis vastama siis ka mitmesugustele nõuetele. Et operatsioonid kindlasti on jätkuvad, neil ei ole nii-öelda algust lõppu, vaid nad võivad põhimõtteliselt toimuda lõpmatuseni ja toode, mida nad siis teevad, siis erinevalt siis projektist ei ole siis unikaalne. Ja nüüd, miks me nendest üldse räägime, on see, et projektide täitmise tulemusel ongi siis reeglina siis mitmesugused nii-öelda tingimused loodud selleks, et saaks business as usual äri nagu tavaliselt operatsioone nii-öelda läbi operatsioonide siis teha meie ettevõtte huvigruppi, kliente teha õnnelikuks. Nii et nii-öelda selles ongi siis nii, et projektid kui nii-öelda niisugune instrument, mis loob
loob võimaluse operatsioonideks, ehk teiste sõnadega iga nii-öelda operatsiooni business as usual'i nii-öelda algatajaks, aluseks, tema loojaks on mingisugune projekt või projektid. Et niisugune siis oleks siis aru saada, eks ole, et me siis projektid ja operatsioonid on selles mõttes omavahel seotud, et ühed on siis nagu teiste loojad, teiste põhjustajad. Nüüd projekti haldus. No vaadake, siin on ka siis nüüd project management'i tõlgitakse eesti keelde enamasti projekti juhtimisena ja neid kodanikke, kes siis on siis project managerid, eestipäraselt siis nimetatakse projekti juhtideks. Kusjuures me siin eelistaksime nii nagu riskide juhtimise asemel riskide haldust, eelistaksime ka projektide juhtimise asemel projektide haldust, kuna meil on tegemist ikkagi ka siin nii-öelda määramatusega, et me selles mõttes ta ei ole niisugune klassikaline nagu juhtimine ja sõna management eesti keelde võib siis tõlkida siis kahte pidi, kas juhtimise või haldamisena ja paljudel juhtudel võiks siis öelda, et projektide puhul ka võiks eelistada haldamist, aga väga paljud räägivad siiski projektide juhtimisest. Nüüd projektide haldamine siis selles kontekstis, millest me räägime, on siis seotud sellega, et meil nagu siin esimestel slaididel oli näha, et meil on strateegia ja nüüd on siis mingisugused projektid, millega me seda strateegiat siis reaalselt ellu viime, nii et projektide portfell oleks siis nii-öelda selle strateegilise planeerimise tulemusena, aga strateegia täitmine seisneb siis nii-öelda vastavate projektide täitmises. Need projektid siis loovad need väärtused, mida siis organisatsioon siis on võimeline oma huvigrupile andma. Ja nii-öelda niisugune väga selge nii-öelda projekti määratlus, et projektid on vahendid selleks, et strateegilisi eesmärke saavutada. Ja projekti haldus, project management oleks siis kõikvõimalike nii-öelda omaduste, teadmiste ja vahendite kasutamine läbi mitmesuguste toimingute selleks, et saavutada neid nõudeid, mis on siis projekti nii-öelda loomisel ette pandud, projekti nõudeid. Et kasutame kõike, mis meil on, oskused, teadmised, mitmesugused vahendid, teeme mitmesuguseid toiminguid selleks, et rahuldada projektile esitatavaid nõudmisi. Projektile esitatakse teatavaid piiranguid, need on meil kahte sorti, üldiselt ühed on siis klassikalised, mis on siis nagu vanakooli piirangud, nagu tuuakse välja 3 piirangut: aeg, raha ja skoop, kusjuures nii-öelda see mõtteviis oli enam-vähem niisugune, et kui me oleksime projekti tellija nahas, siis me tahaksime saada võimalikult palju skoop, võimalikult kiiresti, aeg ja võimalikult odavalt, hind, maksumus ja sealjuures siis nii-öelda see keskmine ka, et kvaliteet ei kannataks sealjuures. Nüüd uuemal ajal tuuakse siis siia välja nendele 4 lisaks veel ka ressursid,
ja riskid, mis on küllalt olulised piirangud. Projekti haldusega seotud praktikad. No need on üldiselt kolmes kiis, võiks nii öelda. Kõigepealt on projekti valitsemisega seotud praktikad, mis on siis projekti silma peal hoidmine, õuesinge project ja projekti suunamine nagu õigesse suunda. Ja nii-öelda selle projekti valitsemise suunamisega tegeleb siis kas siis sponsor või ka mingitel juhtudel on siis veel sponsoreeriv organisatsioon. Aga üldiselt ikkagi on nii-öelda projekti nii-öelda järelvaatus, ülevaatus, õuesing ja directing suunamine. Ja siin on siis aga mitmesuguseid toiminguid, mis enne projekti käivitamist on tarvis teha või ka siis pärast seda. Nüüd projekti nii-öelda reaalne juhtimine, reaalne haldamine toimub siis projekti juhi poolt, projekti halduriks võib seda ka nimetada, aga siis nii-öelda ka tulemuste üleandmiseks võib olla eraldi nii-öelda funktsioon, web package leader, kes siis tegeleb siis sellega, et annab siis vastavalt siis tulemused siis huvigrupile või siis sponsorile, oleneb, kuidas see on siis kokku lepitud siis üle. Ja nii-öelda siin võib veel öelda, et sponsoreeriv organisatsioon, sponsor võivad olla paljudel juhtudel ühildatud ja samuti ka siis projekti juht ja siis tulemuste üleandja võivad olla ka nii-öelda sama persoon, sama tegelased, nii et niisugune ja mitmesuguseid ka muid lihtsustusi ja kokkuleppeid üldiselt lubavad peaaegu kõik meie poolt vaadeldavad projekti halduse karkassid. Nii et niisugust väga jäika määratlust üheski nendes ei ole. Nüüd hästi tähtis funktsioon on PMO, mis võib olla siis portfolio management office, program management office või ka project management office. Me portfellitest, programmidest räägime siin veel ka hiljem, aga nii-öelda selle nii-öelda Office'i funktsiooniks on nii-öelda teatavate valitsemis nii-öelda toimingute teostamine projekti puhul. Nii-öelda ta on siis projekti juhist on siis nagu ülemuslikum organisatsioon ja nii-öelda kui veel on tegemist väga suurte projektidega, siis võib olla ka neid PMO-sid mitmeid ja siis nii-öelda see kõige kõrgema taseme PMO oleks siis Enterprise PMO, mis oleks siis nagu ülemuslik teiste PMO-de suhtes. Nii et mida see PMO siis üldiselt teeb, siis nii-öelda ta peaks siis määrama ära siis ühesõnaga, kuidas toimuks projekti valitsemine, mis suures osas seisneb siis selles, et määrata ära siis missuguses suunas projekt peaks juhtima, missugused oleksid ressursid tema kasutusel ja kõik siis muude piirangute suhtes on siis otsustav sõna. Ja samuti siis PMO on organisatsioon, mis siis määrab, missuguse metoodikaga tuleks projekti hallata,
missuguseid vahendeid, instrumente selleks kasutada ja kes võiksid olla siis selle projekti liikmed ja ka projekti juht, projekti haldur. Nii et PMO oleks siis niisugune organ, mis siis standardiseeriks projekti valitsemisega seotud protsesse. Et sponsorid on kuskil kõrgemal, nemad annavad niisuguseid üldiseid suundi, aga PMO on juba konkreetsem, aga samal ajal ikkagi on kõrgemal, kui seda on siis projekti juht, projekti haldur. Ja mõned PMO funktsioonid, managing shared resources, tähendab ühesõnaga ressursside haldus on tähtis moment, kui on tegemist mitmete projektidega, siis missugused projektid saavad ühtesid ressursse, missugused teisi, kellele, nagu öeldakse, liiga teha, kellele mitte. Siis on vajalik tagada teatavat vastavust, compliance mitmesuguste ettevõttes kehtivate standardite, protseduuridega ja samuti ka mitmesuguste dokumendipõhjadega, mida on projektide haldamisel tarvis teha selleks, et nii-öelda ka auditeerimine oleks võimalik ja mõistlik. Samuti on nii-öelda peale selle, et on olemas üldtunnustatud karkassid, millest me siis selles loengus ka siis natuke räägime. PMBOK, PRINCE2, ISO 21500, ja ka võib-olla mitmed teised, on iga organisatsioon, suurem organisatsioon on nende alusel või neid arvestades loonud enda sisemised projektide haldamise poliitikad ja protseduurid, mida siis tuleks kaasajastada, mida tuleks järgida, et projektimeeskonnad neid kinni peaksid. Ja nii-öelda, kui on mitmete projektidega tegemist, mis on siis paljudel juhtudel just see, mis meid huvitab, et ettevõttes ei ole mitte üks projekt, mida tehakse, vaid mitmeid ja mis võivad omavahel seotud olla, siis oleks tarvis ka nende vahelist koordineerimist. Aga need on osaliselt funktsioonid, mis on PMO-l. Siin ongi, pealkirjas on öeldud, including, sisaldavad neid, aga veel mitmeid teisigi. Nii et need PMO-d siis on niisugune organisatsioon, mis siis määrab, missugused standardeid tuleks projektide juhtimisel kasutada, missuguseid standardite alusel tehtud poliitikaid, kuidas ja keda ja mil viisil siis treenida, missugused oleksid ressursid, missugused oleksid protsessid, mida kasutatakse. Ja siit siis võib tuua siis erinevaid PMO-de liike, üks oleks siis nii-öelda toetav PMO, millel oleks põhiliselt niisugune konsulteeriv roll ja nad annaksid nõu, missugused oleksid siis parimad praktikad, mida võiks kasutada, osutaksid abi siis mitmesuguste treeningute läbiviimisel ja aitaksid analüüsida nii-öelda projektide tulemusi, aga nad üldiselt nagu niisugust juhtimislaadset või suunamislaadset tegevust teevad suhteliselt vähe, nii et nad on põhiliselt nagu niisuguse toetava, nõuandva rolliga.
Edasi oleks siis juba juhtivad PMO-d, mis nõuavad seda, et vastavalt ettevõtte eeskirjadele oleks tagatud nendele vastavus, et kasutatakse neid dokumendimalle, mis on ettevõttes kinnitatud ja sellega seoses, et niisuguseid nõudeid esitatakse, nende täitmist kontrollitakse, siis on ka nii-öelda teatavas määras on see kontrollimise, juhtimise funktsioon on tugevam, kui ta oli siis toetava PMO korral. Ja nüüd on siis directive, see on siis suunav PMO, mis sõnaga annab juba väga konkreetseid suuniseid, mida ja millisel viisil tuleb sõnaga antud projekti teha. Et see oleks siis kõige nii-öelda kõrgema kontrolli, kõige kõrgema juhtimistasemega. Et nagu näete, ka siis võivad need PMO-d olla erineva nii-öelda tasemel, tähendab sõltuvalt sellest siis, mida siis tahetakse näha. Seda, et lihtsalt on teatav toetav, konsulteeriv, abistav roll, et on teatav kontrolliv roll, kas on kõikidest vajalikest pügalatest, mis on siis protseduurides ja poliitikates kinni peetud või siis on juba otseselt projekti nii-öelda kulu ja tulemuste poole suunamisega tegemist. Agiilne projektihaldus. No see on selles mõttes hästi tähtis teema, et tänapäeva maailm üldse ja sealhulgas kogu meie tegevus on suhteliselt agiilne, nii et sellest ei saa ka projektide ja programmide portfellide juhtimine kuidagi üle ega ümber. No siin on kahe raamatukese need kaanepildid. Üks on PMI Agile Practice Guide, mis on siis nagu PMBOK-i agiilne täiendus ja teine on siis O'Reilly kirjastuse poolt Andrew Stellman ja Jennifer Greeni raamat Head First Agile ja nii-öelda see oleks siis nagu niisugune väga sõbralikus ja lihtsas stiilis kirjutatud raamat, mida siis võiks soovitada ükstaspuha, kellel tahab agiilsusega natuke tuttavaks saada, siis võtta enda riiulisse. Nüüd agiilsust rääkides tuleb siis rääkida kõigepealt kosemudelist, selles mõttes, et kosemudel on see traditsiooniline või ka prognoosiv mudel, nagu neid erinevaid nimetusi kasutatakse, on see, mille vastu siis agiilsus võitleb ja nii-öelda see pildikene, mis siin näitab, on see, et nii-öelda alates nõuete püstitamisest, disainist, kodeerimist, integreerimisest ja evitamisest kõik ühesõnaga faasid on nii-öelda järgnevad üksteisele ja nii-öelda tehakse selles mõttes sõltumatult, et kasutavad küll ära eelmise faasi tulemusi, aga nii-öelda igaüks on nagu eraldi tegutseja, nii et mingis mõttes võib seda siis võrrelda teatejooksuga, igaüks annab siis teatepulga järgmisele jooksjale üle, kusjuures siis nii-öelda võistkonna tulemus sõltub sellest, kui hästi igaüks jookseb ja nende summaarne, aga niisugust rühma tegutsemist mingit ei ole.
ja siin on siis ka sellel slaidil välja toodud, et missugused on siis niisugused põhilised iseloomustused, et kindlasti see on siis järjestik protsess, eeldab seda, et meil alguses on kõik teada, peak design upfront, alguses võime verega alla kirjutada nõuetele, siis tõsine testimine on võimalik ainult pärast seda, kui kogu projekt on valmis ja kindlasti on see väga dokumendi lembeline tegevus, kosemudel Waterfall. Nüüd agiilsuse niisugune definitsioon, millest lähtutakse, on siis, siin on punasega välja toodud need 3 olulist momenti. Esiteks, eks ole, on vaja olla võimeline vastama maailmas toimuvatele kiiretele muutustele, respond to change. Teiseks on siis agiilsusel ka aktiivne pool, nii et me sunnime maailma ise muutma, nii et me sõnaga oleme võimelised tekitama muudatusi maailma. Ja 3. moment on see, et me ei saa selle paindlikkusega, agiilsusega minna liiga kaugele, vaid peame ikkagi püüdma tagada ka teatavat stabiilsust, nii et see tasakaalu moment on ka siin hästi oluline, mida tavaliselt nimetatakse tasakaal kaose ja korra vahel, et ei tohiks olla liiga palju korda, aga samal ajal ei tohiks ka olla liiga palju kaost, nii et üldiselt ideed tekivad nii-öelda kaose ja korra piiril, see on tuntud fraas, et geniaalsusest hullumeelsuseni on ainult üks samm. Nüüd siin siis on seesama pilt ka, et alustame siis, et on meil agile mindset, siis on meil agile values, neid on tavaliselt siis agiil manifestiga määratud 4, siis on agiil printsiibid, mida reeglina tuuakse välja 12 ja agiil praktikad ja võib siis öelda, et kui meie peakeses on see mõttelaad on agiilne, siis oleme agiilsed ja kui me kasutame agiilseid praktikaid, siis me toimime agiilselt. Nüüd need 12 printsiipi on siin välja toodud, millest siis lähtutakse. Customer satisfaction on siis esimene, eks ole, ja näete, nüüd on siis asi, mida siis welcome changing requirements, tervitame muudatusi. Kunagi on Mark Twain öelnud selle kohta, et ainus rühm inimesi, kes tervitab muudatusi, on märgades mähkmetes imik. Nüüd siis frequent delivery, me püüame hästi väikeste sammukestega liikuda eesmärgi poole ja tahame seda siis kogu aeg kontrollida oma kliendi, oma kasutajaga ja vajaduse korral siis teha siis ka pöördeid. Ja kindlasti äripool ja arendus peavad töötama koos, selles mõttes, et ei ole, niisugust asja, et kõigepealt tehakse karm leping, kirjutatakse verega alla ja nüüd ühesõnaga siis aasta pärast saadakse uuesti kokku, vaadatakse, mis siis vahepeal toimunud on. Nii et kindlasti koostöö, pidev omavaheline suhtlus nii äripoole kui ka arendajate vahel. Ja rõhutada seda, et lõppkokkuvõttes ikkagi on Miku ja Manni väikesed käekesed, need, kes loovad väärtusi
ja selle tõttu on väga tähtis, et need mikud ja mannid oleksid motiveeritud ja ei mingid meetodid, ei lähenemised, ei kirjuta ühtegi koodirida näiteks, vaid miku ja manni käekesed. Ja siis need, kui traditsioonilised metoodikad tahavad palju dokumente kirjutada, nagu me siin sellest iseloomustusest juba nägime, siis agiil lähenemise entusiastid ütlevad, et kõige nii-öelda viljakam koostöövorm on kommunikatsioon näost näkku, face to face, et vahetu kommunikatsioon ja see muidugi paneb ka teatava piiri, eks ole, et kui palju neid projektis osalejaid saab olla, sest vahetu kommunikatsioon, kümmekond on siis enam-vähem see number, mis on vahetu kommunikatsiooniga võimalik siis olla edukas ja efektiivne. Ja töötav tarkvara, ühesõnaga mitte lepingud ega nende täitmised ja pügalate kontrollimine, vaid see, mida reaalselt antakse siis kliendile üle. Jätkusuutlik progress, nii-öelda me peame kogu aeg olema igal väikesel sammukesel, mida me siis kasutame faasil, tahame näha, et asjad on läinud paremaks. Ja olla siis nii-öelda pühendunud sellele, mis on tegelikult siis oluline, mis on antud hetkel kõige tähtsam. Nii et prioritiseerida igal faasil oma tegevusi. Ja üks niisugune põhimõte, printsiip keep it simple, see on nüüd supertähtis või ülitähtis, kuidas me seda ka ei tahaks siis nimetada, et on oluline, et meie spetsialistid, meie arhitektid, et meie programmide, projektide, portfellite haldurid suudaksid keerulisi asju teha kõikidele arusaadavaks ja lihtsaks. See on ühesõnaga hästi oluline ja võimalikult ühesõnaga püüda teha kõike, mis oleks piisavalt lihtsustatud. Self-organizing teams, siin tähendab seda, et agiilses tiimis ei ole niisugust kavandajat, kes ütleb, et Miku, sina tee seda ja Manni, sina tee toda, vaid olulisi otsuseid teeb tiim ise ja sellega siis ka seoses ka vastutab nende otsuste eest. Ja see ei ole nüüd see nõuka kollektiivne vastutus, mida nii-öelda nõukogude ajal räägiti ka palju kollektiivsest vastutusest, mida siis tõlgiti arusaadavasse keelde nii, et see on kollektiivne vastutus võrdub kollektiivse vastutamatusega, et kui kõik peavad vastutama, siis ei vastuta keegi. Tähendab, siin antud juhtumil on see põhimõte siis keeratud pea peale, et tiim tegelikult teebki koos olulisi otsuseid ja ka vastutab nende eest. Ja nii-öelda time for reflection. Kõigepealt tähendab see seda, et iga väikse sammukese, mida me teeme, seda me ka analüüsime, kas me oleme teinud hästi, oleme teinud halvasti, mida võiks teha järgmisena. Nii et kuigi me ei tee algselt suuri plaane pikaks ajaks ja ei püüa neid täpselt järgida, siis see nii-öelda agiilne lähenemine projektidele ei tähenda seda, et me mingisugust planeerimist ei tee. Vastupidi, me võib-olla planeerime rohkem, aga me planeerime väikeste jupikeste kaupa kogu aeg. Et niisugused oleksid need 12 printsiipi. Ja printsiibid ja praktikad, eks ole, nii-öelda siin on siis väike niisugune naljapilt, eks ole, et me võime oletada, et kõik läheb nii-öelda
täpselt nii, nagu me oleme plaaninud ja nüüd siin alluv kiidab siis ülemuse nii-öelda suurepärast plaani heaks, aga paraku nagu praktika on näidanud, et need traditsioonilised prognoosivad waterfalli kasemudeli põhised plaanid, need tihtipeale jäävadki täitmata. Nüüd on oluline pildikene see, et siin on siis vaadatud, missuguste nii-öelda määramatuste ja keerukustega me võime olla kokku puutunud, nii et siit tekib siis teatav vajadus nii-öelda ühtede või teist tüüpi meetodite kasutamisel. No kõigepealt X-teljel, abtsisteljel on siis märgitud, kui ebaselge on meie arusaamine nii-öelda sellest probleemist. Tähendab, alates sellest, et on määramatus on väike, tähendab seda, et me oleme kõigest hästi aru saanud ja teiseks, et see määramatus on kõrge, et me suurt ei saa pihta, mis värk on. Ja teine on siis ühesõnaga, et teine telg, Y-telg, koordinaattelg oleks siis, kui määratud on siis meil siis nõuded, kas meil on ühesõnaga hästi teada madal määramatus nõuetel, teiste sõnadega me teame küllalt hästi seda, mida on tarvis teha, või siis on kõrge määramatus nõuetel, tähendab, me teame halvasti seda, mida on tarvis teha. Ja nüüd, ja kui me siis hakkame vaatama, siis missugused siin siis piirkonnad tekiksid, siis kõigepealt on lihtne piirkond, kus meil on tehniliselt on meil arusaadav, kuidas me seda probleemi peaksime tegema ja samuti on need nõuded küllalt hästi määratud, nii et see on meil tegemist lihtsa probleemiga, antud kontekstis defineeritud lihtsa probleemiga, mis tähendab seda, et traditsioonilised lineaarsed meetodid, kus on kõik algusest peale on määratud, waterfall, traditsiooniline prognoosiv metoodika, see on täiesti okei. Nüüd, kui meil on teine äärmus, on hästi ebaselge, kuidas nii-öelda tehniliselt me peaksime oma probleemi lahendama ja ka nõuded on määratud nii-öelda ebaselgelt, et me ei saa päris hästi arugi, mida me peame tegema ja ei saa ka aru, missuguste vahenditega. Siis võiks öelda, et see on nii-öelda kaose piirkond, mis on siis nii-öelda võib niisuguseid projekte küll olla, aga nende käsitlemine nõuab nii-öelda eraldi lähenemist, see on fundamentaalsed riskid. Nii et on kõigepealt siis kaks niisugust äärmuslikku piirkonda, üks on siis lihtne piirkond, kus me kõike hästi teame ja nii tehnoloogiliselt kui ka nõuete seisukohalt. Teine on, kus me siis midagi ei tea, ühesõnaga me ei tea ei seda, mida tarvis teha õieti on ja me ei tea ka, kuidas seda peaks tegema. Ja see on siis nüüd kaks äärmuslikku punkti. Aga siia vahepeale jäävad siis need, kus me siis ühesõnaga kas on nõuded meil küllalt hästi määratud, aga tehnoloogiliselt meil on ebaselge, kuidas me peame tegema. Või siis on tehnoloogiliselt meil selge, kuidas me peaksime seda asja probleemi püüdma lahendama, aga me ei tea päris õigesti, ei ole need nõuded püstitatud, mida me peame lahendama. No vot ja selles piirkonnas siis complex ja complicated piirkonnas siin siis töötavad siis agiilsed lähenemised, agiilmetoodikad. Et agiilprotsessi ja projektid oleksid siis selles piirkonnas. Ja nüüd, kui me siis vaatame siis niisugust
pinu, stack'i traditsioonilist, see siin vaadatakse reaalselt reeglina siis 4 niisugust komponenti: kultuur, strateegia, taktika ja siis nii-öelda see realiseerimine, üleandmine, culture, strategy, tactics, delivery. Ja kui me seda siis Waterfalli nii-öelda prognoosivate eesmärkide järgi siis seame, siis meil on kultuur on top-down, command and control. Strateegia on siis iga-aastane staatiline planeerimine. Taktika on siis selle aastase strateegia elluviimine, kõigepealt kvartaliplaanid ja siis kuudeplaanid ja nii-öelda need tagasisideahelad on küllaltki pikad. Ja üldiselt siis seda siis nimetatakse siis see predictive või prognoosiv arendus, Waterfalli põhine arendus on siis see kõige alumine faas. Nüüd paljudel juhtudel siis ettevõtted selle alumise faasi on asendanud agiilsete metoodikate kasutamisega. Me siin ei ole täpsustanud, aga näiteks Scrum või Kanban on täiesti võimalikud. Ja selle kohta siis võib öelda nii, et siin tekib nagu teatav vastuolus, kuigi mingil määral ühesõnaga Prince2 see agiilne lähenemine seda värki nagu kergelt meenutab. Nii et üldiselt siis võiks öelda, et see traditsiooniline pluss ühesõnaga agiilne arendus, see oleks siis nagu niisugune teatav pärand meile siis kas möödunud aegadest või sajanditest või kuidas iganes. Ja tänapäevane lähenemine siis põhineb niisugusel metoodikal, mida nimetatakse Objectives and Key Results, OKR lühidalt. Ja see seisneb siis selles, et strateegiad suhteliselt pikaajalised luuakse nii nagu traditsioonilise ideoloogia järgi. Aga sellele nüüd edasi seatakse vastavusse siis küllaltki kiiresti tegevus eesmärgid ja nendele vastavad võtmetulemused. Ja see protsess nüüd, siin on küll noolekesed, on strateegiat OKR-i, aga noolekesed on ka vastupidised selles mõttes, et nende OKR-ide määratlemine tähendab, kuidas nüüd suurte ülemuste häid mõtteid realiseerida, seda nii-öelda täpsemat paikapanekut, sellega juba tegelevad nii-öelda struktuuriüksused, projektid, programmid. Nii et kui strateegiline tegevus, see on siis nagu tippude, ettevõtte tippjuhtkonna tasemel, siis nüüd nende OKR-ide määratlemine ja need jällegi mõjutavad omakorda võib-olla mõningaid strateegilisi momente. See käib juba siis üksuste ja projektide tasemel. Ja siit määratakse siis ära, mida siis lõppkokkuvõttes, missuguseid toiminguid on tarvis teha, initsiatiive, ja need annavad siis teatavad nagu juurdekasvud või arengud meie ärivõimekusele. Nii et ja OKR-id põhimõtteliselt on siis nagu investeerimiskohad, näitavad ära, mida on siis tarvis, kuhu on siis tarvis raha panna. Ja need initsiatiivid siis ei olegi mitte midagi muud kui toimingud, mille abil me saame siis vajalikke ärivõimekusi kasvatada. Ja siis nüüd kokkuvõttes hakkaks siis see kohandatud, kaasajastatud stack pinu välja nägema nii, et kultuur oleks ka meil nüüd
põhineb nii-öelda tiimide autonoomial, kes on võimelised tegema siis olulisi otsuseid ja nende eest vastutada, nagu me agiilprintsiipidest rääkisime. Strateegiale vastavusse seadme OKR-id. Nüüd edasi taktika, siis on agiilne selles mõttes, et on soositud eksperimentide tegemine ja nende eksperimentide mõte on siis niisugune, et me võime võtta ka ette küllaltki riskantseid samme ja pärast niisugust lühikest katsetust tulla järeldusele, et oi, et see tee ei olnud hea, astume tagasi, valime mingisuguse teise tee. Nii et short feedback cycles, et küllaltki kiire tagasiside ja me nagu lubatud on meil eksimised, nii et ühesõnaga niisugune selle safe to fail, seda ka tihtipeale seda eksperimenteeritakse, et fail fast, et võimalikult kiiresti nii-öelda eksida, et saada aru, et me oleme valel teel ja siis korrigeerida. No ja siin siis agiilne arendus, Scrumid, Kanbanid ja kõik muud metoodikad on omal kohal täiesti. Ja nii-öelda siis need juba lähtudes siis strateegiast on siis agiilsed eesmärgid, mis tähendab seda, et need eesmärgid ei ole raiutud kivisse, vaid nii-öelda OKR-i protsessis võivad ka olla muudetud. Et OKR on siin siis tähtsat kohta ja selle kohta oli ka YouTube'is eraldi strateegia loeng, kus nendest OKR-idest on pisut rohkem juttu. Ja nüüd, kui neid projekte siis nüüd vaadata, siis siin natuke oleme sellega juba tegelenud, siis näete, siin on siis niisugune värk, et kõigepealt on siis eesmärk, kas on selge, ei ole selge, siis on lahendus, kas on selge, ei ole selge. Nüüd, kui on eesmärk selge, lahendus selge, siis on meil traditsioonilised projektid. See oleks siis meil kõige esimene nii-öelda kvadrant. Nüüd, kui meil on eesmärk on selge, aga pole selge, kuidas seda teha, siis on meil agiilprojektid, nii-öelda. Kui meil ei ole selge ei eesmärk ega see, kuidas teha, siis on meil tegemist äärmiselt keeruliste projektidega. Tähendab, ja kui meil on lahendus teada, aga me ei tea, mida me tahame saada, siis on meil tegemist MXTRI projektidega ja see on siis nii-öelda see sõnakene on siin saadud nii, et on siis kirjutatud ekstreem tagurpidi. Näiteks ole, kui te hakkate vaatama, siis on ekstreem on tagurpidi, nii et on ekstreemsed projektid, kus me mitte midagi ei tea, aga kui me nagu teame seda lahendust, aga ei tea, mida me tahame selle lahendusega saada. See tundub esialgu, et on kummaline, et me alustame niisugust projekti, tähendab, kus me ei tea, mida me tahame saada, me teame vahendeid, aga see võib olla tänapäevases tehnoloogilises maailmas mitte isegi väga haruldane, et on olemas mingisugune uus tehnoloogia ja nüüd ettevõte tahab uurida, et kas me seda ikkagi võiks ka enda huvides kasutada, aga siis me peaksime aru saama, mis asja me tahame selle tehnoloogiaga teha. Ja kui me siis vaatame, siis nii-öelda siis seda siis määramatus ja keerukus kasvab meil ühesõnaga traditsioonilistest projektidest ekstreemsete projektide poole. Riskid suurenevad
samuti traditsioonilistest projektidest ekstreemsete projektide poole, tähendab, kas õnnestub, ei õnnestu, me ei tea, eks ole. Nüüd suhtlus läheb järjest keerukamaks sellisel juhtumil, kui me satume keerukate projektide maailma. Ja samuti, mis on oluline, miks me üldse tahame niisuguste projektidega tegeleda, on see, et mida ebaselgem värk on, siis kui me seal õnnestume, siis see on nagu loterii peavõit, ühesõnaga siis on sellel ka kõige suurem väärtus. Kui me püüame teha traditsiooniliselt, teeme natukene midagi paremaks kogu aeg, siis me ei saa suuri hüppeid. Nii et kui tuletada meelde timmitud maailma, lean world, siis on paremaks saamisel on siis kaks niisugust põhilist teed. Üks on Kaizen, pisikesed, väikesed paremaks saamised kogu aeg. Ja teine on Kaikaku, kus on meil siis suur hüpe, mis võib olla väga riskantne. Nii et see iMixi on siis ekstreem tagurpidi kirjutatud. Ja nii-öelda siin siis me nagu rääkisime, eks ole, et me tahame leida, mis jaoks me võiksime ühesõnaga siis nagu teatavat lahendust, teatavat tehnoloogiat püüda kasutada. Ja nüüd nii-öelda traditsioonilisem need MX-i ja Extreme projektid ja programmid ja portfellid, need on mingis mõttes on harulased. Kui neid ettevõte võtab, siis nad tahavad saada sealt ka suurt võitu. Nii et traditsioonilised projektid ühelt poolt ja teiselt poolt agiilsed projektid on nagu tavalised, mille peale siis on nii-öelda põhilised metoodikad on loodud. Ja agiilne nii-öelda projekt tähendab seda, et me oleme võimelised agiilsetest printsiipidest kinni pidama, mis muude hulgas tähendas seda, et me väikeste sammukeste haaval liigume eesmärkide suunas ja iga niisuguse väikese sammukese tagant tahame saada tagasisidet, kas me oleme teinud hästi, halvasti, ja kui niisugune asi ei ole võimalik, cannot deliver intermediate value, siis me vastavaid meetodeid kasutada ei saa. Ja nii-öelda üldiselt siis on ka tänapäeval väga palju niisuguseid lähenemisi, kus on üldiselt hübriidmetoodikatega tegemist, kus siis midagi tehakse siis traditsiooniliselt waterfalli järgi, midagi tehakse siis agiilselt ja siin see kombineerimise variante on üsna mitmeid. Nii et on predictive life cycles, see on siis kõige tavalisem. Siis on agile ja hübriid, kus me siis kombineerime neid prognoosivaid ja agiilseid metoodikaid. Ja siin siis võiks öelda siis veel, et on väike tabelikene, mida ma väga pikalt ei hakka vaatama, aga kus on siis prognoosiv waterfall ja agiilne. Ja nüüd võib vaadata, et nõuded on waterfalli puhul on verega alla kirjutatud, on täpselt määratletud. Siin meil on agiilse puhul on teatav ebamäärasus. Nüüd, mida me siis teeme, tähendab, ühesõnaga püüame teha kõike ainult üks kord terve projekti juures. Aga nüüd agiilsel lähenemisel me oleme nõus eksima ja korrigeerima ja parandama ennast ja nõnda edasi. Nüüd üleandmine, kuidas miski asi peab valmis saama. Big Bang, suur pauk, lõpus saab kõik ilusti valmis ja anname üle.
aga nüüd jällegi agiilsel lähenemisel on meil siis väikesed sammukesed ja nii-öelda klient saab oma nii-öelda toote, teenuse nii-öelda jupphaaval. Ja nüüd, missugune on siis põhiline eesmärk? Põhiline eesmärk prognoosival waterfalli põhisel on, eks ole, hallata hinda ja nüüd agiilsel lähenemisel on siis väärtus, mida me siis kliendile loome. No ja siis see iteratiivne, inkrementaalne, need jäävad siia siis nagu vahepeale, need praegu täpsemalt ei hakka vaatama. Aga siis see, millest me antud siis nagu loengu osas põhiliselt silmas peame, on siis agiilne lähenemine, kus nõuded on dünaamilised, kus me siis ühesõnaga oleme valmis ka eksima, aga korrigeerima. Tahame anda kliendile kogu aeg väikest jupikest ühesõnaga sellest toodangust, lõppväärtusest ja nii-öelda eesmärk on, et teha klient võimalikult õnnelikuks. Agiilne portfellihaldus. No siin juba meil tiitel, selle osa tiitel slaidil on kaks niisugust infokimpu, project management, projektihaldus ja architecture, arhitektuur. Nii et agiilne portfellihaldus kindlasti tahab ka siis arhitektuuri. Et siin on siis teatav niisugune integratsioon, sünergia. No kõigepealt siis meil on võimalik vaadata nagu kahte niisugust telge. Üks on siis, kuidas me mingit asja teeme ja teine on siis, mis see on, mida me teeme. Ja nüüd nii-öelda me võime siis selle järgi jagada näiteks 4. Et meil on kõigepealt on siis niisugune ruudukene, kus me teeme valesid asju ja teeme neid ka valesti. No üldiselt see tundub, et on üks suur eksitus ja seda peaks püüdma võimalikult vältida. No järgmine ruudukene oleks, et me teeme valesid asju, aga teeme neid õigesti. No vaadake, siin nüüd on jällegi, et tuleks ettevõtte pealikud maha lasta, vallandada. Selles mõttes, et meie nii-öelda ettevõtte töötajad, projektimeeskond on võimeline väga head tööd tegema kõiki asju õigesti, ainult et nad teevad mingit jama, eks ole, selle tõttu tulemused on nutused ja kui me räägiksime nüüd IT-inimestest, siis sellisel juhtumil nad läheksid väga kurjaks ja läheksid sellest ettevõttest minema, sest nad üldiselt peale palga teenimise on huvitatud ka veel sellest, et ikkagi oma tööst rõõmu tunda. Nüüd, kui me teeme õigeid asju, aga teeme neid valesti, siis tähendab seda, et meil on need projektimeeskonnad on mingisugused käpardid, strateegid on kõik pannud õiged asjad, eks ole, paika, aga nüüd äpud ei saa nii-öelda korrektselt neid tehtud. Jällegi on paha värk, eks ole, tulemust me ei saa. Ja võib öelda, et kõik need kolm seni vaadeldud ruudukest, need on siis niisugused, kus üldiselt on tegemist mingisuguse jandiga, nii et me ei saa seda tulemust, mida me tahame, aga me tahaksime siis teha õigeid asju kõigepealt, eks ole. Strateegid on meile õiged suunad andnud ja teiseks on meie nii-öelda näiteks arendajad, IT-inimesed on ka head, need realiseerivad need ka õigesti, nii et see oleks meie nagu mõte. Ja nüüd see agiilne portfellihaldus siis peakski meil siis
püüdma tagada seda, et me teeksime kindlasti kõigepealt õigeid asju ja, ja püüdma kaasa aidata ka sellele, et me saaksime neid õigesti teha. Ja siin on siis igasuguseid tarku metoodikaid, noh, kõigepealt on siis Edwards Demmingi PDCA cycle, plan, do, check, act tsükkel, noh, mis on kõikide asjade parandamiseks, et kõigepealt teeme plaani, siis teeme, siis vaatame, kuidas läks ja kui tarvis, siis korrigeerime seda veel viimast, veel acti veel paljudel juhtudel kirjutatakse adjust, tähendab, noh, kohandada. Nüüd siis on veel tähtsad metoodikad on minimum viable product, tähendab, see oleks siis nüüd seotud nüüd ühesõnaga kõige lihtsama toote valmistamisega, mis noh, nagu on veel turustatav. Aga see nüüd on küll suhteliselt klassikaline mõiste, mis on nii-öelda agiilses maailmas kasutusel, aga viimasel ajal on just tänu niisugusele metoodikale, mida me siin ka vaatasime, kus noh, nii-öelda kui vaadata toote elukaart, eks ole, siis toode areneb teatavate featuuride lisamisel mitmesugustest projektidest läbi ja lõpuks ta siis ka meil selles näites kanti ka maha. Nii et see minimum business increments, mida meil siis ühesõnaga üksikud projektid võivad lisada, võib olla olulisem kui see, et me vaataksime noh, nii-öelda seda terviklikku varianti minimum viable product'id. Noh, ja vaadake, siis on siin veel on selle agiilse portfellihalduse puhul on hästi tähtis mõiste on, et kuidas raha ja muid ressursse jagatakse. Traditsiooniliselt jagatakse siis noh, neid kas mingitele üksustele või siis ka projektidele, aga noh, nii-öelda uuem suund on see, et jagada neid vastavalt nendele eksperimentidele, mida siis läbi viiakse. Noh, ja siin on sulgudes märgitud ka, et seda Scale Agile Framework, millest ka on olemas YouTube'i loeng on käsitletud. Ja noh, siis Lean Startup, build, measure, learn tsükkel, nii et ja printsiip, ühesõnaga. No näete, see meenutab üsna PDCA-d, ainult et plan on nagu jäänud ära, nii et ühesõnaga startupidel on nii kiire, et selle traditsioonilist planeerimist nagu ei tehtagi peaaegu ja hakatakse kohe miskisugust asja valmis tegema. Ja näete, siia siis värvisin veel punaseks, et agiilne portfelli haldus on väga tugevalt seotud arhitektuurse lahendusega capability model analysis, nii et see on siis see, mida tuleb siis silmas pidada, et noh, nii-öelda niisugused distsipliinid, arhitektuur, strateegia, portfellihaldus, need ei eksisteeri mitte noh, nagu silotornidena eraldi, vaid nad on vaja, et nad oleksid koos. No ja näete, siin on siis üks autoga sõitmine ja kuhu sõita, siis vana siis vaatab siis GPS-i pealt ja näete siis business architecture, äriarhitektuur olekski siis navigatsiooniseade, mis näitab siis, kuidas ühesõnaga ettevõte peab tegelikult siis oma suunda võtma. Ja projektihaldus jällegi siis oleks noh, nii-öelda see autoga võrdluses siis juhtimistegevus. No meil on äriarhitektuurist ka eraldi loeng ja siis seal siis vaatame seda
neid võimekuse mudeleid natukene konkreetsemalt. Siin on siis Archi esitus Archimate'i mudelile, kusjuures siis need võimekused, mida siis ettevõte omab, on siis jaotatud teatud rühmadesse. Üks võimalik jaotus on strateegilised võimekused, taktikalised võimekused, operatiivsed võimekused ja tugivõimekused. Ja need võimekused võivad siis olla siis nii-öelda mitmetasandilised. Siin on näidatud nagu 2 tasandit, aga võivad olla vaadeldud isegi kuni 5-tasandilised, suuremaid tasandi arvusid siis vaevalt. Üldiselt siis need võimekused näitavad ära seda, milleks siis ettevõte on võimeline, vastavalt siis kõikides nendes tasandites, strateegiline, taktikaline, operatiivne, ühesõnaga tegelikult üsna hea ja väärtuslik ettevõtte niisugune iseloomustus, ettevõtte analüüsi instrument. Ja nüüd siis, kuidas see protsess võiks siis läbi arhitektuuri või ka arhitektuuri kasutades siis välja näha, kuidas me strateegiast projektideni jõuame. Kõigepealt on meil siis strateegia, millele on siis tähtsaks nii-öelda sisendiks on ka siis strateegilised teemad, sambad, millel ettevõtte strateegia seisneb. Ja teiseks nii-öelda siis seesama võimekuste kaart. Nüüd seda võimekuste kaarti siis vastavalt sellele, missugune on meie strateegia, me siis värvime. Värvid tähendavad siis seda, et kui on punased, siis on mingisugused võimekused on meil kas puudu või on maru kehvad. Kui on rohelised, siis need võimekused antud strateegia saavutamiseks on küllalt head, piisavad. Ja kui on kollased, siis tähendab seda, et nii ja naa, eks ole, et natuke tuleks ikkagi kohendada. Nii et selles mõttes nii-öelda värvitud võimekuste kaart annab küllalt hea ettekujutuse sellest, mida tegelikult ettevõte peab strateegilise plaani elluviimiseks tegema. Ja nüüd, kui see värvitud võimekuste kaart on siis meil siis nagu niisuguseks teatavaks tegevusjuhiseks, siis selle järgi meil on üsna hea, tähendab minna üle siis edasi MBI-de, Minimal Business Increment ja MVP-de minimum viable product'i peale üle. See esimene pool, seda me juba vaatasime, tähendab ühesõnaga, kuidas me ja nüüd ühesõnaga järgneb siin siis see teine pool, kus me siis määrame siis vastavalt nende äri inkrementide järgi väärame ära MBI-d ja MVP-d. Edasi siis on tarvis neid juba lahutada featuurideks, kasutajalugudeks ja nõnda edasi. Nii et ühesõnaga niisugune hierarhiline lähenemine, mis lähtub siis nii-öelda strateegiate esitusest ja strateegiate nii-öelda täpsustamisest läbi OKR-ide, nüüd juba edasi MBI-d, MVP-d, need kõik see on siis ühesõnaga antud käsitlusega siis üsna mõistlik lähenemine. Nii et vastavalt siis meie nii-öelda strateegiale me siis määrame siis need väärtusvood, millega on siis vaja meil valmistada MBI-sid ja MVP-sid, et see oleks siis nii-öelda väärtusvood vastavate nii-öelda ärielementide loomiseks. Ja nüüd edasi siis on siis juba konkreetselt meil ülesanded formuleeritud nii, et saame rakendada portfellihaldust. Ja siin me siis peame silmas paljudel juhtudel või enamasti
võimekusepõhist planeerimist, mis on TOGAF-i metoodika. Ja lõpuks on siis projektid, niisugune lähenemine. No ja need projektid siis ühesõnaga on siis valitud vastavalt siis nii-öelda projektide valiku kriteeriumitele. No ja projektide prioritiseerimisel siis millest siis lähtub projektihaldus, eks ole, on need projektid, mis siis meie analüüs, mis põhines võimekuste kaartidel, analüüsi järgi tuleksid nii-öelda esimeses järjekorras teha, siis on niisugused ülesanded, toimingud, initsiatiivid, mis on nagu varukas, kui meil ressursid vastavalt vabanevad, siis alustame nende tegemist. Ja siis on ka mingisugused niisugused, mida siis ei ole vähemalt esialgu kavas teha, võib-olla võime nende juurde tagasi pöörduda. Nii et niisugune oleks siis see projektide initsiatiivide prioritiseerimise nagu tulemus. Ja see lean portfolio management, agiilne lähenemine portfellihaldusele oleks siis üldiselt siis 5 sammuga kirjeldatav. Lähtume visioonist, prioriteetide paikapanek vastavalt siis Objective and Key Results OKR-i ideoloogiale. Ja siis kuidas me rahastame mitte projekte, vaid initsiatiive, tiime. Ja kindlasti tahame olla veendunud selles, et me tulemusi teatavaid saame. See on meie põhiprintsiip, et me kiiresti tahame saada tagasisidet, kas läks hästi või mitte ja analüüsida, missugused on meie edusammud või kus on meil hädasid. Nii et niisugused loomulikud lihtsad 5 sammukest. Järgmine osa projektihalduse sertifikaadid. Suhteliselt lühike osa, aga on oluline selles mõttes, et juhtida tähelepanu, et projektihaldus ei ole väga lihtne ja siin on, tähendab, küllaltki palju vaja teada, osata ja ka praktikat. No siin on mul tehtud võetud mingi list, kus on siis enam levinud sertifikaadid 2023. aasta seisuga ja sealjuures siis need, mis on sinisega, on siis kõigepealt siis PMI sertifikaat, Project Management Professional ja PRINCE2 Foundation sertifikaat ja ka PRINCE2 Practitioner sertifikaat. Need on 2 erinevat sertifikaati, aga on mõlemad hästi populaarsed. Punasega on siin suhteliselt nagu järjekorra lõpus on siis Program Manager Professional ja Portfolio Management Professional, mis ei tähenda sugugi seda, et need oleksid nagu väheväärtuslikud, vastupidi tegelikult, aga need siis on raskem saada. Tähendab, nii et ühesõnaga siin on see, et mida paremaks läheb toode, seda nii-öelda vähem on tema kasutajaid, nii et see on nagu paratamatu. No vahepeal jäävad siia veel ka mitmesugused agiilsertifikaadid, näiteks Agile Certified Practitioner ja nõnda edasi. Aga nii-öelda PMI ja PRINCE2 sertifikaadid on võib-olla kõige olulisemad, aga sealjuures muidugi, kui te olete näiteks ehitaja või masinaehitaja, siis jällegi vastava valdkonna projektijuhtimise sertifikaadid võivad olla tähtsamad.
Nüüd, kuidas neid saada? Nii-öelda tavaliselt on seal veel nõuded on ka töökogemuse ja nagu suhtes, aga siis on nii-öelda tähtsal kohal on eksamid ja näiteks see PMP, millest meil siin juttu oli, see eksam on 200 küsimust, 240 minutit ja 68,5% on vaja saada õigeid vastuseid selleks, et läbi saada. Prince2 Foundation 60 küsimust, 60 minutit ja 60%. Prince2 Practitioner 70 küsimust, 150 minutit, 60% läbisaamiseks. Ja näete, need ei ole sugugi lihtsad nõuded ja mingil määral annavad nagu ettekujutuse sellest, et näiteks project-based learning, mida meie ülikool kaasa arvatud, aga ka teised ülikoolid harrastavad, see muidugi ikkagi vähemalt projektidest, nende juhtimisest, nende haldamisest arusaamist piisaval määral ikkagi kindlasti ei tekita, nii et kui nii-öelda project-based learningu ka mitu kursust läbinud tudengil tekib arvamus, et ta midagi projekti juhtimisest teab, projekti haldusest teab, siis see nüüd tõele ei vasta. Kokkuvõttes nii-öelda asi halb muidugi, küllaltki komplitseeritud valdkond. Ei ole midagi teha, seda sertifitseerimise värgid näitasid ka. Aga üldiselt võtke rahulikult ja katsuge aru saada, siis on vähem vaja meelde jätta. Mul tuleb minu noorusajast meelde, kui korvpallimeeskonnaga käisime võistlusreisil, siis üks poiss oli keemiateaduskonnast ja mul on tema fraas, mida ta bussis ütles, jäänud siiamaale meelde. Jälle ei saa mitte midagi aru, luges oma loengu konspekti, peab 2 lehekülge pähe õppima. Vaadake, ma loodan, et midagi taolist teil teha ei ole vaja, et teil ikkagi on arusaamine ja siis seda pähe õppimist on suhteliselt vähem või kergem teha. Projekti juhtimise nii-öelda tuleviku ennustamise värk, nagu te näete siis, et minevikus oli nii-öelda põhiline projekti juhtimise värk, siis nii-öelda tänapäeval siis formaliseeritud, mida siis ka siis PMI ja Prince2 endas ja ka ISO 21500 endas kajastavad. Aga tulevikku nähakse ikkagi, et projekti juhtimine kui strateegia instrument, et niisugune oleks siis tulevik. Nüüd projekti juhtimine kui strateegiline kompetents. Näete, siin hakkab, eks ole, peale, eks ole, mitmesugustest nii-öelda ebaküpsetest oskustest kuni jõuame jätkusuutliku nii-öelda konkurentsi eeliseni. Projektide juhtimine annab meile jätkusuutliku konkurentsi eelise ettevõttele, aga siis ikkagi nii-öelda tahame välja jõuda strateegilise kompetentsini, mis siis oleks siis nagu see küpsuse kõige kõrgem aste. Nüüd jällegi, mida siis õieti vaja on, siis on see niisugune tuntud kolmik, strateegia, äriarhitektuur, portfellihaldus, mida me oleme ka ühtepidi ja teistpidi käsitlenud. Strateegia on see eesmärk, mida me tahame saavutada. Äriarhitektuur annab meile vahendid
selle nii-öelda lahti mõtestamiseks, analüüsimiseks, mida meil ikkagi vaja teha on. Ja portfelli haldus on siis instrument, mis realiseerib selle, mida me äriarhitektuuris aru saime. Ja kindlasti kõike seda siis nii-öelda ümbritseb, on sellega integreeritud, sisaldab riskihaldus selles mõttes, et riskide ja siis saadud tulemuste tasakaalustamine on siin siis hästi oluline igas faasis, igal sammul. Nüüd tänapäeval ei saa mingist asjast rääkimist pidada lõplikuks, kui me ei ole rääkinud, mis võiks olla siis ka tehisintellekti roll antud valdkonnas. Ja siis mul on siin üks slaidikene Generative AI in Project Management, Generative Artificial Intelligence, Gen AI. No ja siin nii-öelda sellest on juba pakse raamatuid jõutud kirjutada, aga ma piirdun sellega, et kõigepealt on võimalik automatiseerida suhteliselt niisuguseid asju, mis on lihtsad põhimõtteliselt ja ka on teatavad elemendid projekti haldusest. Nüüd teine asi on siis et olla nagu niisugune kaastööline assistent, kes siis on võimeline visandama mingisuguseid esimesi lähenemisi. Ja üldiselt ma soovitaks silmas pidada seda, et kindlasti AI on vahend, mis teeb targad targemaks ja lollid lollimaks. Tähendab selles mõttes, et kui te tuimalt sõnaga nagu annate ennast AI rüppe, siis võib see lõppeda teatavate lolluste tekitamisega. Nii et üldiselt need tehismõistuse vahendid võimendavad mõlemale poole, lolle lollimaks, tarku targemaks. Ja ma loodan, et kõik need antud loengu kuulajad võimendab õigele poole. Nii et ikkagi see, et projekti ja portfelli ja programmi haldus võiks olla nii-öelda täielikult automatiseeritud, see ei ole üldiselt reaalne mõte. Ja teataval määral on siin siis võimalik seda nagu vaadata ka sellega järgi, et on niisugune pilt. Absisteljel, X-teljel on siis, kes seda tööd teeb, kas inimene või masin, eks ole, kas on täisautomaatika või siis on ainult nii-öelda inimese võimete nagu suurendamine, augmenting. Ja teine on siis, eks ole, et kui keeruliste värkidega on siis meil tegemist, kes on madala keerukusega või kõrge keerukusega. No ja siin on välja toodud nagu 3 perioodi, kus on siis näidatud, eks ole, et see automatiseerimise piirkond on suhteliselt lihtsad asjad, siis kus on siis nii-öelda kaastöö või koostöö on juba keerukamad, aga siis need valdkonnad, kus siis on kõrget kvalifikatsiooni tarvis, nagu project business case creation, project decision making. Tähendab, need valdkonnad üldiselt on põhiliselt siis jäetud inimesele, nii et niisugune arusaamine. Siis võiks öelda, et strateegia tähtsus on juba Yogi Berra, kes oli pesapalli suur mängija ja treener, eks ole,
ei tea, kuhu te lähete, siis võib arvata, et te ei jõua sinna, kuhu te tahate minna. Nii et kui te tahaksite sattuda Pärnusse, aga hakkate Narva poole minema, siis võib ju arvata, et mida kiiremini te lähete, seda kaugemale te satute. Ja üldiselt me tahaksime siis saavutada seda, et me teeksime õiget asja ja teeksime seda ka siis õigesti. Ja see olekski kõik.